Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 15–21 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin mõõkade 2-ga. Mõõkade 2 on selline kaart, mis ütleb, et nüüd tuleb valida. Edasi minna enam ei saa muud moodi, kui on vaja valida. Ja kõrval on teil siin müntide 4. Et see valik on ilmselt kuidagi rahadega seotud, sest müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart. See on selline inimene, kes istub oma raha hunniku otsas, ei taha kulutada mitte sentigi, ta ei taha kulutada ainult raha, ta ei taha kulutada ka tegelikult oma aega ega oma energiat. Ja ilmselt ongi teil valik praegu silme ees see, et kas nüüd hakata kulutama oma raha, aega ja energiat või mitte hakata. Mis iganes otsuse te teete, aga see tuleb teil teha, sest edasi liikuda te muidu ei saa, kui te peate ära otsustama. Siis tuleb maailmakaart. No maailmakaart lõpetab ära mingisuguse etapi meie elus. Maailmakaart on suure arkaani viimane kaart. See tähendab mingi etapi lõppu. Selleks, et uus saaks alata, selleks on vaja enne vana ära lõpetada. Edasi tuleb teil siin mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on selline tark rüütel, kes tunneb seadust. Temal on kõik see paberimajandus väga hästi käpas. Tema tunneb seadust, tema teab täpselt, oskab lepinguid lugeda, oskab näha seda, kui seal on mingi krutski sees. Tema on väga hea projektikirjutaja. Tema on väga hea lepingute sõlmija. Kõik juriidilised asjad tema ajab õigeks. Et kuna me nüüd kohe olemegi ju jõudnud sinna kuu loomisesse ja kaksikutes olevasse kuu loomisesse, siis selline käsitsi kirjutamine, pastakaga paberi peale ideede kirjutamine, et see on praegu see jõud, mis teid edasi viib. Pange kõik oma ideed kirja, pange kirja plussid, miinused ja vaadake siis, kas see valik tuleb vasakule või paremale poole kaldu. All on teil siin keisrikaart. Vot keiser on selline inimene, kes mõtleb, tegelikult see keiser, ma ütleks, on nagu teie lõvid, sellepärast, et ka teie mõtlete ju mitu sammu ettepoole. Te ei ela tänases päevas. Teie vaatate, et teie salved oleks täis, et teil oleks ka kuu ja 2,5 aasta pärast kõik olemas, oleks riie seljas, oleks toit laual, oleks kodusoe ja oleks raha taskus. Et teie suudate ka samamoodi nagu keisergi näha mitu sammu ette ja teha plaanid sedaviisi, et ei peaks ka talvel näiteks puudust tundma millestki. Keiser rohkem selline vana aja inimene, et paneb oma sahvrisse kõik kartulid ja kapsad ja kaalid. Et aga eks see tänapäeval samamoodi, kui ikka raha ei ole, pole sinna poodi ka suurt asja. Edasi tuleb teil mõõkade 4. Mõõkade 4 räägib puhkamisest. Ta räägib tegelikult ka sellest, et oma muremõtted tuleks kõrvale heita. Et kui täna teid mingi asi hirmsasti vaevab, siis heitke ta kõrvale ja tulge selle juurde tagasi, ma ei tea, 3 päeva pärast näiteks. Las ta settib seal. Ja siis tulevad ka võib-olla need lahendused teile pähe kergema vaevaga. Ei pea neid nagu nii hullusti ei saagi mõelda. Vot see on nii nagu pangakaardi PIN-kood. Unustad selle pangakaardi PIN-koodi ära. Lähed sinna pangaautomaadi juurde või on poes vaja see panna. Lähed täielikult paanikasse ja ei suuda enam meenutada ja toksid seda PIN-koodi täiesti valesti lõpuks nii, et tead ju, et vot see on õige. Ja kui ikka õigel ajal ei peatu, siis võtab see pangaautomaat kaardi ära ja olete pärast veel suuremas hädas. Et aga kui natukene rahuneda, siis tuleb ka see PIN-kood meelde ja nii on ka muredega, kui nad korraks kõrvale heita. Mitte nüüd paaniliselt otsida seda lahendust sellele probleemile või murele. Siis, kui te rahunete ja suudate sellest murest korraks nagu välja tulla või mitte sellele mõelda, siis tuleb ka see lahendus palju kergemini teile pähe. Kõrval on siin viimase kaardina teil armastajate kaart. See armastajate kaart on tegelikult ka valik ja ta ongi seotud selle sama
mõõkade 2 ja selle müntide 4. Et kas võtta või mitte. Ta on valik selles mõttes, et kas minna oma unistuste poole, kas teha seda plaani, mis teil on seal peas või jääda sinna, kus te olete praegu. Et mitte midagi muuta. Võt see valik nagu on ka selle armastajate kaardiga, kas püüda oma unistusi, seda, mille poole te tegelikult nagu tahaksite liikuda, või siis üldse mitte midagi teha ja jääda sinna oma mugavustsooni istuma. Et tegelikult on teil ju kõik hästi, te ei pea mitte midagi muutma. Te võitegi seal olla, kus te olete. Aga vaat siin ongi nüüd see valiku küsimus, et kas ma lähen ja püüan oma unistusi, üritan oma elus midagi muuta, kulutangi seda raha, energiat ja aega, või ma seda ei tee. Et ongi teil välja tulnud see 2 valikute kaarti, pluss maailm, kes või mis ütleb, et midagi teie elus, no mingi projekt teie elus saab läbi. On see mõni töökoht, mis võib-olla lõpeb ära, et te tulete sealt ära, või on see mingi muu projekt, mis nüüd otsa saab ja nüüd te oletegi 2 vahel. Kas minna edasi ja teha, võtta mingi uus asi, ma ei tea, või siis mitte teha, et no eks valik on teie ja ilmselgelt tuleb see valik siin lähiajal teha. Praegu on väga hea neid valikuid teha sellepärast, et me oleme just kasvavas kuus. Et kuu just loodi ja tema nagu kõik, mis on kasvavas kuus otsused tehtud, need peaks nagu edasi meid viima. Need peaks nagu õnnestuma ja kaksikutes loodud kuu armastab seda, et kõik kirja pandakse, nii et pange teie ka oma asjad siis lõpuks kirja ja vaadake, kas siia või sinna. Vaat selline lugemine teile sellesse nädalasse. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kiitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.